ootame teel ei tea, vaid sõbrad kaaslasteks on hea. Just seda viisi on motoreporteri reisid seni kulgenud. Võiks öelda, et on olnud ikka põnevaid hetki. Seekord läheb motoreporter lähisitta ja arvestades eelmisi kogemusi, on seekordne tsiklivalik ikka üsna julge. Praegusel aastaajal on sellise suure ameeriklasega vast kõige mõistlikum läbi nende poriste aukude siin Tallinna vahel sõita. Aga me tegelikult ei kavatse üldse mitte nuriseda siin sellepärast, et ilm on sula ja see tähendab ainult ühte asja, tsikliga saab varsti sõitma hakata. Motoreporter läheb seekord nendesse riikidesse, kuhu Eesti Välisministeerium praegu ei soovita väga minna, aga me ei ole ju kunagi väga normaalsed olnud ja täna võtame ka reisiks kaasa ühe sellise masina, mida võib-olla tavapäraselt matkamisega just väga ei seostata. Tallinnas Lasnamäel Punasel tänaval asuvas Harley Davidsoni Eesti esinduses lootsin esialgu vähegi mõistliku lahenduse leida. Mulle hakkas silma kohe see siin eksemplar, et sellega kannataks minna lähisitta või? Lähisitta kindlasti, miks mitte? Lähed sa üksinda? Nad ei ole ühtegi motoreporteri reisi veel üksi teinud, jah, kahjuks, et oleks vaja inimest ka. Siin ei ole taga sadulat. See on ühekohaline ratas konkreetselt. Muidu sobiks hästi sulle. No, võtame selle kollases. Palju sul seda kilomeetrit tuleb? 6-7 tuhat ikka tuleb võib-olla ära. Siuke lugu. Mul on hea mõte. Siis võta see. Sellega saab sõita ka või? Või see on ainult seismiseks ja vaatamiseks mõeldud või? Sellega saab sõita ja hästi ja kaugele. See on pikema otsa jaoks tehtudki. Motoreporteriga ühines seekord ka Jaagup Kreem, kellele minu tsikli muusikavalik miskipärast väga ei istunud. Äkki paned selle lärakasti kinni nüüd? Ei ole termikas. Termika plaadi saab siia panna. Anna plaat. Ei ole. Ei noh, see on ju vana hea tõde juba, et sellised vähe häälekamad torud, need päästavad elusid. Vaata siis inimene juba kaugelt kuuleb, et mootorratas tuleb, et ta ei hakka minema vales kohas üle tee või punase tulega. Sealt tuleb mootorratas. Mina küll sellest häälest ei saa isu täis, et mitte mingil juhul. Et see on nagu laul. Pärast küll räägid natuke valjamini, tuled ma ütlen, palun mulle bensiini! Kuna mulle usaldati seekord eriti uhke tsikkel, lasime turvalisuse mõttes sellele paigaldada GPS jälgimissüsteemi, mis muuhulgas kasutusel ka Tätte ja Matvere ümber maailma reisil. Iga, ütleme siis 5 sekundi tagant tuleb see koordinaat ja ütleme siis väga hea on jälgida, kus siis mees käinud on, et ajalugu ka vaadata, et kust kuhu siis sõidetud on ja ilmselt, kuna te siis nii ütleme sellisesse päris kahtlasesse piirkonda lähete, eks ju, et ka Harli esindusel oleks siis süda rahul, et ta teab siis, kus tema ratas asub. Kui sai motoreporterit vaadatud, siis tükk aega mõtlesin, et kust saaks ka sellise kamba, kes viitsiks teha ja viitsiks käia ja üksinda või kahekesi ei ole nagu päris see, et ja iseäranis, kui saab veel minna sellistesse eksootilistesse kohtadesse, kus Välisministeerium hoiatab, et ärge sinna praegu minge, siis see nagu on eriline tõmbemagnet. Mind juba lapsest saati huvitanud on, kui kaugel minu kodust asub Lissabon. Ei teagi täpselt, miks mind ärritas just see, kui teadsin sinna leian tee. Motoreporter Rock Ride 2011 Surnumere tuur. No kõlab uhkelt, kas pole? Ja siin on kuulsusrikkad motoreporterid Bulgaaria pealinnas Sofias. See on nüüd ehe näide Bulgaaria lahutusprotsessist. Naine võttis täpselt poole. Üks meie taksodest jõudis õigesse kohta, teine eksis loomulikult kohe ära. Las ta annab toru taksojuhile. Anna toru taksojuhile, kuule. Pani ära juba.
Kant ei oska ühtegi kuradi. Ta ei räägi eesti keeles, mida sa tahad seda? Hakkab takso Kant räägib vähe, aga hästi. Ka taksojuht polnud suurem asi jutumees. Ta räägib ainult yes, spasiba. Yes, spasiba. Ei ole kuhta, kus me pole täna ära. Vastupidiselt meile on logistikafirmas DSV tööl ikka oma ala asjatundjad, mistõttu meie tsiklite teekond Tallinnast Sofiasse kulges ilma viperusteta ja taas kohtumine oma kallikestega oli südamlik. Aga kui te arvate, et nüüd said mehed liikuma, siis te eksite. Puhast rokki paaki ja sõidab jälle. Palju panid? Üks pint. See rokkõlu põleb igas mootoris. Kellel käed vähem pärisevad? Superb, kõik ujub. See oli siis selgituseks, et motoreporterid elu liiga tõsiselt ei võta ja ollakse leppinud tõsiasjaga, et meiega ikka juhtub. Kasahstanis sadas vihma paigas, kus viimased 50 aastat oli põud olnud, Koola poolsaarel sulas mootorsaanide alt lumi ära ja ka seekord reisi planeerides oli ühe võimaliku sihtkohana arutlusel Jaapan. Teadagi, mis seal juhtus, aga ka Lähis-Idas hakkas asi käest ära minema vahetult enne meie reisi algust. No täielik needus. Seetõttu pole imestada, et meil polnud isegi Sofiast tsiklit kätte saades tegelikult aimugi, mis edasi saama hakkab. No aga kuhu poole me üldse sõidame või mis asja ma siin kepsu sisse panen, et kuhu me viin neid? Aga teate, mis on tänane tarkusega? Kui sa ei tea, kuhu sa lähed, sobib selleks iga tee. Kuule, pane prillid ette. Lõpuks lõime käega ja otsustasime võtta päev korraga. Bulgaariast Kreeka piirini sai üsna nobedalt, ka Kreekas me liiga pikalt ringi ei vaadanud. Alles Türgis otsustasime pisut pikemalt peatuda ja kuna minule Tallinnas tehtud soeng meeldis kõigile väga, otsustati ka teistele samasugune mägratriip pähe lasta. Kohe sai selgeks, et Türgi juuksuris asjad niisama lihtsalt ei käi. Esimesena astud sisse, küsitakse, kas teed tahad? Muidugi tahame, kui tasuta antakse. Ma ei tea, kas see tasuta muidugi on. Eestis nii ei küsita. Millist soengut tahad? Aga üldiselt siin istub üks rahulolev klient juba tooli peal ja joob teed. Et kuidas siis oli siin juuksuris? Tundub, et läks hästi? No viimane kord, kui ma siin Türgis juuksuris käisin, siis see võttis aega terve tunni, et minu ilus peanupp puhtaks saada. Täna ma jätan selle tunni endale. Ma jätan praegu hetkel võimaluse kasutamata. Margus otsustas, et tema tahab saada selliseks, nagu siin näidis ukse peal on. Sellega võib minna rohkem kui tund muidugi. Aga teeme midagi lihtsamat, teeme selle mägratriibu ära ja siis vaatame edasi. Algus oli palju tõotav. Türgikeelsest ajalehest päevakajalisi sündmusi lugedes möödus aeg lennates. Ja hea oli, et lennates, sest 45 minuti pärast oli protseduur alles poole peal. Kuidas sulle Jaanis väga meeldib? Ta ütleb, et soeng võib-olla väga viga, aga... Selge. Väga hea. Tellija materjalist siis. Jah, just. Tellija materjalist. Kohalik juuksurihärra oli auga peadisaineri nime ära teeninud. Kuuldes, et aja kokkuhoiu mõttes me habet ei soovigi ajada, oli ta küll veidi pettunud, kuid peagi mõtles mees välja uued nipid. Põletas mu kõrvakarad kõik ära. Mõlemad kõrvad. Minu arust ma põlen. Mul on tõesti ikka palju vaja, et teha ilusaks. Kõrvakarvad kremeeritud oli aeg nina kallale asuda. Ja just siis, kui arvasime, et 1,5 tundi on ühe mägratriibu pähe tegemiseks ikka üsna piisav aeg ning saame järgmise mehe juuksuritooli saata, läks protseduur edasi. Jaan, nüüd pekstakse pea puhtaks. Ta ei oleks vaja. Kas sa ütlesid, et sa tahad seda? Jaan, me tellisime sulle värvilise ka. Kas sinine on okei? Kõrvu hüvaks või? Aga jätkegi nüüd sinna. Turkish massage. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens.
Ei. Haisete poisid. Käigu noa. Oh, sai juures. Okei, thank you. Küsi palju raha. Hurraa, palju skolka. Vahepeal taastusid juuksuri töökoja ukse taga teetarned ja tegime viimase katse Jaagupi kaasamiseks Mägratriibu klubisse. Sulle pidi ju Hari sobima, rahvas räägib. Ja kodus on nad mul kõigega harjunud. Mul käib hoogude kaupa, täna ei ole see päev. Mina olengi see kõikide Türgi juuksurite märgunenägu. Aga sa... Ma veel hoian. Kui juba kurat Jaanil hakkas pea külmetama sellest, et talle olematust soengust lõigati veel pool ära, siis... Aga sa mõtle peaga, vaata kui sa... Ma mõtlen peaga. Eks tegelikult jäi vennikesel lihtsalt julgusest puudu, kuigi me kõik ju nägime pärast juuksturit igati kenad välja. Lohutuseks tegime meie moosekandile kingituse. Jaagup, tule siia. Tegime sulle väikse kingi selle reisu puhul, et sa oled tulnud meie seltskonda. Palju õnne. Küll ikka. Ja moosekand. Äänes ikka on. Aga iniseda. Täna õhtul ootaks peenevat kontserti. Ei ole päris hääles. Oi, siin on pärlid pandud, väga peen töö. Väga maitsekas. Väga maitsekas tõesti. Vaata, ta läks silm märjaks. Aprilia ja Hondaga ja Kawasaki Ninjaga Yamahaga ja Yavaga Suzuki Hayabusaga. Motoreporter ei ole kunagi pretendeerinud suurtele dokumentalistika auhindadele, kuid ometi oleme püüdnud maailma rahvaste elu ja ajalugu vaatajateni tuua nii, nagu me seda oma silmaga näeme ja kogeme. Järgnev on lihtsa Eesti mehe tõlgendus ühest maailma kuulsaimast ajaloosündmusest. Trooja linna olid kreeklased üritanud juba 10 aastat vallutada, aga see neil ebaõnnestus. Ja siis nad mõtlesid välja kavaluse, et ehitasid hobuse, jätsid selle Trooja linna väravate taha ja ise panid laevadega minema. Hommikul troojalased ärkasid, vaatasid, neil on kingitus jäetud ja kreeklased ise läinud, pirisid hobuse sisse. Ja tegelikult oli see, et hobune oli Kreeka sõdalasi täis. Troojalased hakkasid pidu panema ja siis, kui kõik korralikult vintis olid, tulid laevad tagasi ja vallutasid selle Trooja linna ära. Ja kui sellest konkreetsest hobusest rääkida, siis see on täpselt see sama hobune, mis tehti valmis Trooja filmi jaoks, kus mängis Orlando Bloom ja Brad Pitt. Tõepoolest, kuulsa Trooja linna otsinguil me Türgis olime. Ega see lihtne töö ei olnud, sest sealkandis on iga küla ennast just selle õige Trooja asupaigaks nimetanud. Siin ei ole just eriti palju vaadata, kuigi loomulikult on siin see ajalugu selgelt tunnetatav, aga tõepoolest vaadata siin väga palju pole, ongi üks kivihunnik ja rohkem sellest Trooja linnast kahjuks järgi ei jäänud, kui ta oli maatasa tehtud. Ja teine asi on see muidugi, et ega me ei ole üldse kindel, et see päris Trooja siin on, et see kivihunnik siin on just Trooja linna oma, sellepärast et ajaloos ei ole siiamaani veel selgeks saanud, kus see Trooja linn asus ja siin mereäärtpidi sõites on neid Trooja hobuseid terve tee täis. Nii et mine võta kinni, kus see päris Trooja siis oli. Me oleks juba peaaegu uskuma jäänud, et see sama ongi 3000 aastat tagasi õitsenud linna asupaik, kuid siis selgus, et väravast turistidele pileteid müünud mehel endal polnud aimugi, miks ta seda teeb. What place is Troja? It's very nice place.
What is the background? What is the history of Troja? Do you know? No, I don't know the history, sorry. Nagu te vastusest kuulsite, siis härra teeb siin küll tööd, aga ega ta täpselt ei tea, mida ta valvab. Tema on siis see mees, kes laseb inimesi siit väravatest sisse ja välja, ütles, et palju inimesi tuleb Saksamaalt, palju ka Jaapanist. Aga miks nad siia tulevad ja mis selle koha nagu mõte on või ajalugu, seda ta väga täpselt ei tea. Teekond Troja linnast Türgi kuurortlinna Antaliasse on imeilus. Soovitame kõikidele tsiklimatkajatele. Taga istmel. Ainult et 1700 meetri kõrguselt mägedest alla mereäärde laskudes muutus ilm nii palavaks, et tekkis vajadus karastava duši järele. Ma veenasin praegu ära, et ta paneks selle pesumasina käima, sellepärast, et udu pidi oma tsikliga väga must teda ära puhastada. Ja nüüd lähme vaatame, kas ta sai sellest aru. Kuna me jätkuvalt ei teadnud, kuhu me läheme, vaatasime korra maakaarti ja pidasime nõu. Me jõuame tegelikult täna alles siia poole Türgi peale kuskile, siia Süüria piirilähistele. Vaatame, kuidas siin olukord on ja mõtleme siis edasi, mida teha. Et siin on tegemist siis Kurdistaniga ja täna hommikused uudised ütlevad, et Süüriast tulid 7 paha kurdi ja Türgi sõjavägi lasi nad lihtsalt maha. Ma loodan, et nad teevad vahet, kes on kurd ja kes ei ole kurd. Päris nagu türklaste ette ka ei tahaks jääda, kes püssidega vehivad. Süüria piirile viiv tee oli kaunist, kuid pidevad U-pöörded väsitavad. Siin on järjekordne tõestus sellele, et me tõepoolest soovisime oma reisiplaane muuta ja vältida Süüriast läbisõitmist, mis loomulikult ei õnnestunud. Käisime siin Türgi linna Mersini sadamas uurimas, et kas saab siit laevaga otse Liibanoni, aga lühidalt öeldes on seis selline, et see laev, mis käib Mersini ja Tripoli vahel, on saadetud hoopis Liibüasse tooma ära Türgi kodanikke. Kuna Liibüas on asi ilmselt päris hull. Ja meie siit siis olude sunnil laevaga Liibanoni ei saa. Seal sadamas teati Eestit küll, pisut kummalises kontekstis, kuid siiski. Ütles, et Allah ülevalt ütles ja ta kontrollis arvutist järgi, et Eesti ei ole ühtegi punkti Türgile viimase Eurovisiooni võistluse ajal andnud. Ja siis vastutasuks nende külalislahke abi eest lubasime omalt poolt Jaaniga mõlemad ühe kõne teha. Äkki on ilgelt nõme lugu. Anname ikka ära. Okay. Ei ole, mul oma häälest kahju ei ole. Ausalt. Anname Soome hääle neile seekord. Mis sa üldse Eurovisioonist arvad? Mis mulle arvata, kui Allah näeb, ma ei saa öelda. Tundub, et taevataat püüdis tõestada, et Eurovisiooni kohta antud lubadusi tuleb tõepoolest täita, sest et õhtul vilgutas ta meile ikka korralikult tuledega. Oleme juba Süüria piirile tegelikult üsna lähedal. Paarsada kilti on meil jäänud. Alla 200 kildi on tegelikult jäänud. Ja täna siis ööbime veel Türgi poolel, homme vaatame, mis edasi saab. Ja motoreporterile omaselt on väljas pime ja taevas sajab vihma ja meil on veel 180 kilti ees. Aga sõidame. Aga me ju ei virise. Ei, keegi ei virise. Motoreporteri Lähis-Ida tuur oli jõudnud raske valiku ette. Praktiliselt oli meil 2 võimalust, kas reis pooleli jätta või siis hoolimata kõigest teha teoks juba 2010. aasta sügisel paika pandud marsruut, mille eesmärk oli jõuda Surnumere kaldale. See tähendaks aga selliste riikide nagu Süüria, Liibanon ja Jordaania külastamist. Kuna olime saanud oma Liibanoni sõpradelt piisavalt kinnitust, et meie teekonna ohutuse nimel on seal tehtud jõupingutusi, langetasime otsuse reisi jätkata. Hoiatusest hoolimata püüan ikka minna edasi. Oleme Süüria piiril. Viisad saime kätte ja minu selja taga on seal juba siis piirivalve ja toll.
kõik tunduvad olevat väga sõbralikud ja lahked ja mingeid nagu hirme küll siia Süüriasse sisenemisel ei ole, need võeti seal juba maha, tasuta pakuti kohvi muideks. Vähe kange oli, aga täiesti joodav. Ja tempel ise siis näeb välja selline. Ja siin on palju, siin on ka auto, ehk siis mootorratas. Viisakalt palusin tal kokku ruumi hoida, sest passilehti on vähe ja templeid igas riigis teatavasti tuleb palju, nii et kõik läks nagu väga ilusti. Väga abivalmis ja sõbralikud olid need härrased, kes need viisasi jagasid. Tõsi on, et kaunisti ajaloost pungil Süüriat me väga nautima ei hakanud. Sõitsime kaas põhjas Liibanoni piirile. Kohe sai selgeks, et Liibanonis ei ole inimest, kes ei teaks Eestit. Paraku kurva ja uskumatu sündmuse tõttu. 23. märtsil rööviti Liibanonis Beka orus 7 Eesti rattamatkajat ning see olukord ei ole paraku tänase päevani lahenenud. Liibanoni pealinnas Beirutis viibis tol hetkel hulk Eesti ajakirjanikke, kes koha peale olukorda uurima olid sõitnud. Kolleeg Rahvusringhäälingust Arne Rannamäe teiste hulgas. No see on niisugune huvitav riik, jah, et tundub, et kõik on väga ilus. Eks ta olegi kõige rohelisem, kõige demokraatlikum, kõige selline ilus peaaegu kohati euroopalik riik, kui käid mõnes siin linnaosas ringi. Aga tegelikult on see riik, kus pinnal ikka kogrutab kõvasti. Siin on ju 18 usugruppi, kes on siis omavahel võimu niimoodi rahulikult ja vähem rahulikult ära jaganud ja kui need grupid väiksed pinged tekivad, siis seda on ju kohe näha. Nii et väga raske öelda, et kes need asjad jaga. Kuivõrd objektiivselt on ka Eesti meedia nüüd seda olukorda hinnanud, mis on viimasel ajal siin tekkinud? Kui midagi nagu ette heita või pahaks panna, on siis see, et kuna uudist ei ole meie meeste kohta, siis liiga palju keskendutakse spekulatsioonidele. Täiesti absurdsetele ja rumalate spekulatsioonidele. Et natukene võiks mõelda selle peale, et neil 7 mehel on ka sugulased olemas. Kohalikud võimud on ajakirjanikega siin koostööd ilusti teinud või on see suhteliselt raske siin ajakirjanikuna tööd teha? Ma arvan, et kohalikud võimud on hüpanud üle oma varju. Sest nende jaoks on see asi ikka niivõrd tähtis. Et ma arvan, et tavaolukorras nad ei jagaks nii lahkelt informatsiooni, ei korraldaks pressikonverentsi, ei lubaks ajakirjanike ligi. Liibanoni pealinn Beirut näeb aga tõepoolest vägagi läänelik välja nii tänavapildi kui inimeste poolest. Samas on seal siiski ka nüansse. Me oleme nüüd Beiruti kõige uhkemal shoppingu tänaval. Siin on esindatud absoluutselt kõik tippbrändid, mida te vähegi olete kuulnud või lugenud ja näinud. Tundub, et elu on siin ilus, kaunis. Majad on väga heas korras, tänavad samuti, autode kvaliteet ja tase on väga kõrge. Aga see, mida nagu kindlasti on näha ja kogu aeg ja palju on militaarpostid või turvamehed ja sõdurid. Et võib-olla esialgu selline ilu ja puhtus uinutab, aga väike kontroll ja militaar ja automaat, see käib nagu Beiruti tänavapildi juurde. Siin on selline tõkkepost, kõigepealt väravad ja siis selline vähe tugevam tõkkepuu. Kõrval on mossee. Siin on selline 4. patrull, kes vaatab, et kurjad vuntsidega onud ei pääseks nende parlamenti kiusama. Võimas. Tuleb ju turvaline tunne küll peale. No on turvaline ausalt öeldes. Nad on ise tegelikult nagu sõbralikud. Vaata, püssidega pilti ja pole probleemi. Et ei ole väga pinges. Hetkel vähemalt tundub nii. Beirutis on silmapaistva luksuse kõrval ka siiamaani pommitamise jälgi kandvad majad ja linnaosad, kuhu on valgel inimesel targem oma nina mitte pista. Kuid kuna kohalikud inimesed pidid silma paistma oma meeletu sooviga tarbida maailma kõige vägevamaid brände, siis polnud ka vanalinna keskväljaku tornikell mingi juhusliku tootja tarnitud. Rolex on siia oma reklaami selle pulga pannud. Näeb välja nagu Big Ben. Järgmisel hommikul otsustasime, et peale Beiruti on ikka vaja ka teiste Liibanoni piirkondadega tutvuda, kuid tsiklite juurde jõudes selgus, et meid on öösel tabanud diversiooniakt. Mis see must asi on? Ma arvan, Jaan pakkus šokolaad. Või baklažaan? Või baklažaan. Ilmselgelt. Jaan, kuidas on tunne?
Sitt. Ebareaalne. Meil oli plaan minna tsikleid pesema ja nüüd on seda tõesti väga vaja. Ennem oli lihtsalt selline, et saame ikkagi puhta tsikliga sõita ja selline mitte väga praktiline tegevusega. Aga nüüd on väga praktiliselt vaja meil tsiklit pesta. Peeruti pommitajad on käinud meid tsikleid tulistamas. Ja kuigi see suvine päev oli pikk,